tere hommikust, tere hommikust, Marella. Tere hommikust! Rõõm sind siin näha, rõõm näha siin kogu seda publikut, ma näen siit nimekirjast juba, meil on siin partnereid erinevaid ja ägedaid, siis kuidas öelda, fänne ei ole vist ilus öelda, aga püsikuulajaid võib-olla, kes käivad järjest seminaridel teadmisi ammutamas ja väga suure elevusega, mida võib-olla mu näost küll välja ei paista, sest mul on alles pool esimest kohvi ära joodud, aga suure elevusega saan siis täna sisse juhatada selle aasta esimese veebiseminari ja rääkida ära ka selle loo, et möödunud aasta siis sügisest kuni jõuludeni ei toimunud ühtegi veebiseminari peaaegu, välja arvatud siis Äristarteri päevane veebikonverents, kus meil oli 7 erinevat külalist ja see oligi üks minu selliseid soove või suisa unistusi, et vaadata, mismoodi mõjub see, kui pakendada nii-öelda siis kokku kõik need erinevad seminarid, mis muidu oleks nädalate peale laiali jagunenud, ühte sellisesse päeva ja see töötas väga hästi. Küll aga pärast seda, kui on nüüd olnud pikka aega vaikus, siis oktoobri keskpaigast saati, siis ikkagi lõpuks ma hakkasin teist puudust tundma ja õnneks Marella tuli ja aitas seda lahendada, seda küsimust, et saaks teile täna siis kasulikku sisu jälle pakkuda. Ja selleks, et ma liiga pikalt siia nüüd lobisema ei jääks sellest igatsusest teie järele tingituna, siis ma annaks Marille sulle sõna. Ütle ka omalt poolt tere ja räägi mõne sõnaga, kes sa oled, enne kui sa siis slaidides seda kõike juba täpsemalt saad rääkida, aga võib-olla siis ühe lausega lihtsalt ütle, et miks sa täna oled siin? Mhm. Tere ka minu poolt, tere hommikust! Mul on väga-väga hea meel siin olla ja täna me räägime siis LinkedInist ja just selle nurga alt, et kuidas oma äri seal kasvatada, et nii nagu müügi poolt uusi kliente leida on ju lõpuks see on eesmärk, aga võib-olla ka nagu noh, kogu see kliendi teekond on ju, et nähtavus, teadlikkus, kõik need erinevad turunduse eesmärgid. Kas te näete ilusti mu slaide nüüd? jaa. Ja ma tegelikult tahaks teada teie kohta ka alustuseks, et kes meil üldse siin koos on ja mis on teie suhe LinkedIniga, et ole hea, kirjuta mulle chati, kas LinkedIn on sinu jaoks täiesti uus kanal, kas see on mingi kanal, mida sa võib-olla vahel käid, vaatad sinna, võib-olla sul on konto, võib-olla sa käid seal igapäevaselt, kas sa oled ka ise postitanud, kas sa postitad regulaarselt, et ole hea, jaga mulle, mis seis, mis suhe sul LinkedIniga on. ja Okei, mida vau. jah. mida ma veel enne sinu teele laskmist ütlen ka, et kui teil on vahepeal mingisugused küsimused, mida te tahaksite, et ma esitaksin Marellele, siis pange need kindlasti julgelt ka sinnasamasse vestlusaknasse, kuhu te praegu oma vastused panete. aitäh! Mhm. Ma vaatan, meil on siin juba päris mitu head postitajat või tublit postitajat. Ja eks palju on ka neid, et kellel on konto olemas, on ju, aga kes võib-olla väga ei käi seal. et ma loodan, et ma täna võib-olla suudan seda LinkedIni olemust ja LinkedIni võimalusi just ettevõtjate jaoks nagu paremini avada, et kas ja miks üldse tasub seal olla ja mida seal teha. ja mida mina siit märkan, on see, et jällegi läbilõige Eesti ettevõtetest on siin ka täiesti esindatud, et on meil siin agentuure, kes aitavad teistel paremini nähtavad olla ja selleks peavad ka ise nähtavad olema ja siis teises otsas on inimesi, kes on endale konto teinud ja plaanivad hakata siis tegema mingisuguse regulaarsusega postitusi. Ja ma usun, et kõigile saab siit ka tänasest midagi kaasa võtta olema. Mhm. Minu enda taust on see, et ma olen tegelikult terve oma teadlik karjäär tegelenud turundusega, olnud turundusjuht. Aitasin Startup Day ärifestivali üles ehitada ja siis tegin peaaegu 7 aastat startup'i. Ja kuidagi peale seda ma tundsin, et ma ei tahagi enam tööle minna, et nüüd ma olen siis viimased 2 aastat olnud iseenda tööandja. Ja peamiselt teengi siis LinkedIni koolitusi, väljakutseid nii siis nagu eraisikutele kui ka ettevõtetele.
ja LinkedIni ma olen ka nüüd postitanud aktiivselt natuke üle 2 aasta. ja tõesti, ma tunnen, et see mulle nii palju tagasi andnud, et kõik, mis ma täna räägin, ma räägin enda kogemusest, natuke ka nende inimeste kogemusest, kellega ma olen koos töötanud. ja tõesti, et see on nagu minu ellu toonud hästi palju, noh, ongi, ma arvan, LinkedIn on kindlasti minu ettevõtte jaoks kõige olulisem turunduskanal olnud ja igasuguseid muid võimalusi ka toonud. Ehk siis täna me räägimegi, et üldse kellel ja miks tasub LinkedInis olla. Vaatame üle, mida oma profiiliga teha. Et see on üks asi, mida ma kindlasti soovitan teha, on see, et seal luua oma profiil korda teha ja kaasajastada. Sellepärast, et kui keegi sind guugeldab, siis LinkedIni leht tuleb väga tihti esimese 3 vaste seas välja. Ja noh, kui seal näiteks on mingi ülivana info või seal ei ole näiteks su praegust ettevõtet välja toodud, see võib päris palju segadust tekitada. Siis vaatame ka natuke, milline sisu LinkedInis üldse töötab, mida postitada, kuidas postitusi kirjutada ja kuidas siis LinkedIni algoritm töötab või mida teha, et su postitused päriselt jõuaks nagu nende õigete inimesteni, kelleni sa tahad jõuda. Ja meil on siis umbes 1,5 tundi aega, lõpus on ka aega küsimuste jaoks. Sinu ülesanne on teha märkmeid, kui sul tekib küsimusi, kirjuta need kohe siia chati, saame need kõik ära vastata. Ja kõik ideed, mis tulevad, kõik mõtted, pane kirja, pärast saad üle vaadata, võib-olla sa päriselt saad siit häid, noh, mingid nagu strateegia osas mõtteid või postituste ideid või muid kasulikke nõuandeid. Üks asi, millesse ma väga-väga usun ja noh, mida vist ka kõik sellised praegu 2026. aasta turundustrendide raportid välja toovad, on see turundust läbi inimeste. Et me usume teisi inimesi nii palju rohkem kui lihtsalt mingeid logosid ja ettevõtteid ja brände. Ja me tahame näha, mida teised inimesed teevad. Ma arvan, et see on meisse juba natuke nagu, meie DNA-sse on juba sisse programmeeritud see, et me ikkagi nagu sihuke väike uudishimu, et kuidas teistel läheb, mis neil toimub, mis neil kontoris toimub, mis neil kodus toimub. Ja LinkedInis on seda nii hästi näha, et eraisikute postitused jõuavad kordades kaugemale kui ettevõtete lehtede postitused. Siin näiteks on üks näide LHV pangalt, mis noh, ta on väga hea postitus, väga suur asi, et LHV on nomineeritud siis kusagil välismaisel konkursil, sihuke 80 laiki või reaktsiooni. Päris hea. Ja siis on LHV tegevjuhi umbes esimene ja ainus LinkedIni postitus, mis on ka kuskil koosolekul tehtud selfie. Sa näed, see ei ole turundustiimi tehtud, on ju, et inimesed ei ole siin sätitud ja see ei ole professionaalne foto, see ei ole kuidagi töödeldud ja sätitud, see on lihtsalt sihuke väga autentne, lihtsalt hetke jäädvustus. Ja 1200 laiki. Et see ongi ühelt poolt see, et inimesed tahavad näha nagu, kes on need inimesed ettevõtte taga, eriti kui sa oled väikeettevõtja, sul ei ole veel nii tuntud bränd, nagu sinu nimi tekitab palju rohkem usaldust kui lihtsalt see brändi nimi. Bolti tööandja turunduse juht Kadi Poll tegi sellise eksperimendi, et ta postitas sellesama video Bolti lehele, kus on mingi 1000 miljoni jälgijat ja siis enda lehele. Ja noh, need numbrid on ju, siin on väga-väga suur erinevus. Need on ka väga-väga suured numbrid, aga lihtsalt see on nagu jälle näha, kuidas eraisikute postitused jõuavad palju rohkemate inimesteni. Ma arvan, et see vahe keskmiselt on sihuke mingi 10-kordne. Et ühelt poolt ongi, et nagu see inimese psühholoogiline efekt, aga tegelikult ka algoritm ikkagi toetab eraisikute postitusi, et siit on näha ka, et see ettevõtte lehe postitused kogu su LinkedIni uudistevoost moodustuvad sihuke 1-2%. Ehk nagu vahel, noh, loomulikult ettevõtte leht võib olemas olla, sa võid seda teha, ta annab juurde. aga,
aga kui sa oled, eriti kui sa oled üksikettevõtja, siis ma kindlasti fokusseeriks enda profiilile. Ja loomulikult võid töötajate loodud või siis enda isikliku profiili sisu repost ida ka ettevõtte lehele. Minu meelest see jälle annab nii palju juurde, kui ma scroll ingi, ütleme, Swedbanki LinkedIni lehte, siis seal ei ole ainult see, et Swedbank mingi annab seda teada ja seda teada ja seda teada, et seal päriselt on need töötajate loodud postitused ka vahel või partnerite loodud või klientide loodud postitused, et see kuidagi, see toob nagu elu sellele sotsiaalmeedia lehele. Ja kui sa nüüd küsid, et mis on see kasu, mida sina sellest saad, on ju tore küll ettevõtet promoda. Võib-olla esiteks see, et miks just LinkedIn mulle väga-väga-väga meeldib kanalina, on esiteks see, et noh, see on vist ainus kanal, kus inimesed päriselt tahavad sellist asjalikku tööalast, erialast sisu. Et noh, mujal sotsiaalmeedias me ikka võib-olla tahame rohkem sellist meelelahutust ja kerget dopamiini ja kassivideoid. Et LinkedInis inimesed päriselt ootavad seda harivat sisu. Ja teine asi on see LinkedIni demograafia, mis on suhteliselt erinev teistest sotsiaalmeedia platvormidest. Et LinkedIn ise on välja andnud sellised andmed, et 80% LinkedIni kasutajatest on siis need, kellel on õigus teha enda ettevõttes äriotsuseid. Ehk noh, mingil määral on ju nad on juhtival kohal ja LinkedIni auditooriumil on keskmiselt 2 korda kõrgem sissetulek kui sellisel üldisel veebi auditooriumil. Et need numbrid ilmselt ütlevad üht-teist. Aga ja, tulles tagasi, mis on see LinkedIni kasu. Mulle ei meeldi väga see persooni brändi sõna. Minu meelest ta kõlab natuke võltsilt, et ma nüüd nagu mõtlen välja, milline ma tahan tunduda ja siis ma kuidagi näitan ennast vastavalt sellele. Aga tegelikult, kui inimesed teavad, kes sa oled ja millega su poole pöörduda, see võib sulle nii palju uusi uksi avada. Pluss nagu, mis on hästi suur eelis, on see inglise keeles öeldakse top of mind tuntus. Ehk siis ütleme, et kui sa oled disainer ja sul on tugev persoonibränd, et inimesed teavad, et sa oled disainer, siis noh, võib-olla mul kohe ei ole disainerit vaja, ma praegu ignoreerin su postitusi või võib-olla loen neid, reageerin, aga mul ei ole disainerit vaja. Aga ühel hetkel, kui mul on disainerit vaja, siis sa oled esimene, kes mulle kohe pähe tuleb. Et ma olen mingi, jaa, ma olen sind jälginud, ma tahan sinuga koostööd teha, mulle meeldib su stiil, mulle meeldivad su senised tööd, mulle meeldib su isiksus, su põhimõtted ja sa oled esimene inimene, kellele ma kirjutan. Siis kindlasti, kui sa hakkad sotsiaalmeedias avalikumalt sõna võtma, siis mingi hetk tulevad igasugused võimalused, kutsed esinema konverentsidele, podcast idesse, meediasse kommentaari andma, võib-olla mingeid konsultatsioone tegema, koolitusi tegema, ärilõunatele, kohvitama, õhtusöökidele. Et noh, jälle on ju turunduse osas selline meediakajastus, eriti kui see on õige sihtgrupi ees, noh, see on üliväärtuslik. Või tihti ongi see, et võib-olla klient jälle, et loeb su postitusi, ta on nagu, tundub väga asjalik. Aga võib-olla ta ise kohe ei võta ühendust. Aga mida ka nagu mu kliendid on hästi palju öelnud, on see, et kui nad lähevad kliendi kohtumistele, siis klient on mingi, ja ma tean juba sind, et ma olen su postitusi lugenud ja ma usaldan sind ja ma tean, et sa oled hea enda valdkonnas. Et see teeb selle müügi nagu õnnestumise määra kindlasti suuremaks ja võib-olla ka lühendab siis müügitsüklit. Siis inglise keeles on selline väljend nagu thought leadership, mis eesti keeles ma ütleks eksperdi staatus võib-olla, on see, et jälle, et inimesed teavad, et sa oled enda valdkonnas väga hea ja nad näevadki sind enda valdkonna eksperdina. Ja jällegi võib-olla see on see, et nad tahavad sinult osta
sest nad usuvad, et sa tõesti tunned valdkonda ja oskad neile parimat lahendust pakkuda, on ju, et sa ei ole lihtsalt mingi müügimees, kes tahab enda mingit käibenumbreid täis saada. Et vahel võib-olla müügiinimesed arvavad, et oh, et ma mingi müün tippjuhtidele, et kes see ikka nagu ähm, LinkedInis käib ja neid postitusi loeb, aga tegelikult statistika näitab, et eriti B2B valdkonnas see thought leadership või eksperdi staatus on nagu hästi suur ostuotsuse mõjutaja. Et nad ikkagi, noh, nad ei tee nagu ainult selle põhjalt otsust, aga see, et kes on need eksperdid, kes on neile sotsiaalmeedias silma jäänud, mõjutab seda, et kes saavad näiteks siis sinna top 3 tarkvara sekka, et mille seast valitakse. Siis väga tugev mõju tööandja brändile kindlasti, et see on see põhjus, miks praegu vist pea kõik suured ettevõtted julgustavad oma töötajaid LinkedInis aktiivsemad olema. Et tahes-tahtmata ju inimesed jagavad oma tööalaseid nagu tegemisi LinkedInis ja kui sina seda ei tee, võib-olla siis su ettevõte ei ole nii atraktiivne tööandja või noh, lihtsalt inimesed ei tea selle kohta. Sest et jälle, et see noh, tööandja brändi tegelikult ju me ei tee mingite videotega või reklaamidega, et nagu töökuulutusse sa võid kirjutada ükskõik mida. Aga kui ma päriselt mingi mu tuttav töötab su ettevõttes, ma näen, et tal päriselt on ülitore kollektiiv, ägedad võimalused, toetav töökeskkond, te teete vabal ajal koos sporti, noh, mis iganes. Et see on nagu nii palju usaldusväärsem, kui see lihtsalt mingi üliprodutseeritud tööandja brändi video. Siis kindlasti võrgustiku ehitamine. Et LinkedInis on minu arust hästi lihtne tutvuda uute inimestega. Et minu jaoks ka päriselus see network imine võib-olla on natuke keeruline, et noh, see minna lihtsalt olla mingi nüüd tere, mina olen Marelle, saame tuttavaks. See on veits raske mu jaoks, aga LinkedInis kuidagi see toimub kõik nii orgaaniliselt, et ongi, et sa näed mingit ägedat postitust, sa kommenteerid sinna midagi, siis kuidagi ta vastab sulle, siis te juba hakkate rääkima. Ja ma arvan, et see on ka hästi hea kanal või tööriist enda senise võrgustiku hoidmiseks. Et kui sa kohtud kellegagi, ma ei tea, kuskil konverentsil või üritusel, ega 2 aasta pärast sa ei mäleta enam, kes ta oli, kui te kuidagi ei connect'i kusagil sotsiaalmeedias või võrgustikus. Aga nüüd ongi võib-olla see, et teil kohe ei ole seda kokkupuutepunkti, aga 2 aastat läheb mööda. Tema on sinu tegemisi jälginud, sina oled tema tegemisi jälginud ja võib-olla nüüd ühel hetkel ta kirjutab sulle mingit, hei, meil on selline koostöövõimalus, et kas sa tahaksid osaleda. Siis hästi ootamatu punkt, mis on tulnud välja, kui ma olen inimestega koos töötanud, on see, et noh, LinkedIni postitamine on natuke hirmus. Et see on natuke nagu avalik esinemine, et sa paned ennast ikkagi välja ja inimesed võivad sind kritiseerida. Et siis alati see LinkedInis see esimese postituse tegemine on kõige hirmsam ja sa vaatad, mida inimesed mõtlevad ja kas see üldse huvitab kedagi. Aga tegelikult, kui sa teed selle väikse hirmsa asja ära ja sa saad aru, et sa said sellega hakkama, siis tegelikult noh, see on see, kuidas sa enda enesekindlust ehitad niimoodi väikeste tükkide haaval. Et mulle väga meeldib see mõte, et nagu isegi kui sa kardad, siis tee seda ikkagi. Et nagu tegelikult ju vahet ei ole, mida teised arvavad, et kui LinkedIni postitamine on midagi, mis aitab sind sinu eesmärkidega edasi, siis sa võiksid seda teha. Ja viimaseks hästi palju inspireerivaid ja ägedaid inimesi, kes jagavad kasulikku sisu. See natuke nüüd oleneb valdkonnast, on ju, mingite valdkondade inimesi on rohkem, mingid on vähem. No turundusvaldkonnas on küll tõesti see, et minu arust turundusse väga, noh, see saab põhimõtteid õppida kuskilt raamatust, aga turundusvaldkond muutub kogu aeg nii kiiresti ja LinkedIn on täpselt see koht, kus sa saadki jälgida mingeid inimesi, kes näiteks räägivadki Google'i reklaamidest ja kohe, kui seal on mingi uus funktsionaalsus või midagi muutub,
nad kohe jagavad seda, et näed, et see nüüd muutus, see on see, kuidas seda kasutada, see on see, kuidas see nagu enda jaoks tööle panna. vot sellised mõtted. sa võid nüüd mõelda korra enda jaoks, et kas, mis sa siit kaasa võtad, kas sa näed sellest enda jaoks, enda ettevõtte jaoks mingit kasu? nii, siis järgmine tükk, mis me ette võtame, on profiil ja laias plaanis profiil no ma arvasin, et veebimajutuse võrgustik teab hea veebilehe alustalasid, et natuke minu arust profiil ongi selline maandumisleht, et kui sa kuskil postitad või su profiili soovitatakse, ta tuleb su profiilile ja ta võiks kohe aru saada, on ju, mida sa teed ja kellele. seal võiks olla see sotsiaalne tõestus või social proof, et sa päriselt oled hea selles, mis sa teed ja siis mõelda ka läbi, et mida sa tahad, et su profiilile sattunud klient siis järgmiseks teeks. et kas ta broneeriks müügikõne, kas ta connect'iks sinuga, kas ta kirjutaks sulle emaili. ja profiilil on, noh, siin on nüüd hästi palju erinevaid sektsioone, mille sa saad ära täita. ma käin need olulisemad hästi kiiresti läbi. nii esiteks kindlasti esmamulje, et oleks selline viisakas, soliidne profiilipilt. mulle väga meeldib selle Marchi profiilipilt, sest et noh, ta on väga professionaalne ja viisakas, aga samas ta on kuidagi soe ja sõbralik, et noh, ta ei ole päris selline passifoto, on ju, et kuskil seisan nüüd tõsise näoga seina ees ja samamoodi, et tal on see ettevõtte kaane foto, et see kuidagi ka, et ta loob sellise hästi professionaalse tunde ja näitab, et ta on nagu uhkusega enda ettevõtte brändi saadik. et kaanefoto ma soovitan ka kindlasti lisada. Sandra Roosna on üks inimene, kellega me oleme nüüd siin pikalt koos töötanud. tema teeb siis kõne klienditeeninduse roboteid, Askly. ja tema ütleb, et tegelikult tänaseks neil tuleb pooled uued kliendid või pool käibest tuleb LinkedInist. ja kui sa vaatad ta profiili, siis tegelikult noh, näiteks tal on väga-väga hea kaanefoto selles suhtes, et sa korra võib-olla klikkad ta profiili lahti, sa võib-olla väga ei viitsi süveneda, on ju nagu enamik inimesi, aga sa kohe saad aru, mida ta teeb, mis on see väärtuspakkumine ja tal on kohe välja toodud ka siin kliendid, et sa näed, et kui nii suured ettevõtted juba kasutavad Asklit, järelikult see on hea asi. Siis on see väike lause, mis on su nime all. selle nimi on headline ja see nüüd tegelikult, miks ta on oluline, on see, et ta käib igal pool su nimega kaasas. ehk kui sa midagi postitad, kommenteerid, siis ta alati kuvab su nime ja siis seda väikest lauset. et hästi tavapärane on panna siia lihtsalt oma ametinimetus ja ettevõte. samas, kui sa oled ettevõtja, siis jälle vaata, kas sa saad panna siia oma väärtuspakkumise ja mulle jälle väga meeldib see, et mis Sandral siin on, et see teeme nagu chatbot'id viimaks ometi paneme nad tööle, et natuke võib-olla sihukest ma ei tea, mingit frustratsiooni on või kuidagi see lause on hästi sihuke mõnusa emotsiooniga. et kui ma näengi, et Sandra on kusagil midagi postitanud või kommenteerinud ja ma näen seda esimest lauset tema nime all, ma olen mingi okei, ja teeme ära, vaata, et ma nagu tahan kohe teada, millega Sandra tegeleb ja ma klikan ta profiilile. et siin jah, kas see väärtuspakkumine, tihti pannakse siia ka mingi sotsiaalne tõestus, et 10 aastat kogemust või olen toonud klientidele, ma ei tea, 2000 uut liidi. võid siin välja tuua ka mingid märksõnad, mida võib-olla otsitakse LinkedInis, ma ei tea, seo ekspert on ju. või ka missioon, et miks sa üldse teed seda, mida sa teed. ja noh, neid saad siis kuidagi siin kombineerida omavahel mingis järjekorras.
siis veel, ma arvan, et see mu lemmiksektsioon kogu profiilil on featured. Ja miks ta on hea, on see, et ta on suur ja nähtav ja siia saab lisada pilte, linke, dokumente, oma endiseid postitusi, videoid, noh, põhimõtteliselt kõike, kõike, kõike. ja ta on selline suur ja värviline ja noh, inimesed teadupoolest klikkavad sinna, mis on suur ja värviline. ehk siis siia, noh, minul ongi on ju LinkedIni väljakutse siin välja toodud, sest see on mu peamine toode ja see on see, mida ma tahan, et inimene läheks ja vaataks. Podcast ja siis selline social proof postitus, et kuidas ma Bolti tiimi koolitasin. Sandral on Calendly link ehk kohe on ju, kui klient satub ta profiilile, ta vaatab, et okei, Askly tundub päris lahe, et tal on hästi lihtne siin klikata ja ühe klikiga tegelikult Sandraga kõne broneerida. et minu arust see on ka nagu väga-väga hea variant, kui sa teed klientidega mingeid demosid või kõnesid ja noh, kaks teist postitust siin jälle on see social proof on ju, et senised kliendid ja meediakajastus. või siis siin on üks välismaa sisulooja, kellel ongi ainult kaks linki ehk nad on eriti suured ja värvilised, need pildid siin, aga no ongi täpselt see, et näed, kandideeri, et töötada koos meiega või siis broneeri strateegiakõne. kaks varianti. Aga jah, featured sektsiooni ei ole niimoodi by default su profiilil. ehk siis selleks, et lisada, siis lähed, avad oma profiili, kerid natuke allapoole, siis sul tekib siia üles add profile section ja siis siit valid add featured. ma jagan slaide ka pärast, siis jääb kõik see info alles, saate pärast uudistada. siis on about sektsioon, jälle see on võib-olla inimeste jaoks kõige keerulisem sektsioon, sest nagu endast kirjutada on väga raske. aga jälle, et see on hästi hea võimalus jälle lühidalt välja tuua, mida sa teed, kellele, jälle võib-olla mingi tõestus on ju. ja siis see üleskutse jälle, et näed, et broneeri kõne või võta minuga ühendust. minule meeldib about sektsioonis välja tuua ka meiliaadress, sellepärast et noh, meiliaadress on ka kontaktinfo all olemas, aga võib-olla inimesed ei oska sinna vaadata, on ju, et väga palju on inimesi, kes ei kasuta igapäevast LinkedIni, võib-olla ei ole nii oskuslikud, et siis on hea, kui su kontaktinfo või kuidas sinuga ühendust saab, on nagu võimalikult heas kohas nähtav. Järgmisena, peaaegu viimasena on experience sektsioon ehk töökogemus. siin on nüüd see, et kui su eesmärk, kui sa oled ettevõtja ja su eesmärk on siis praegusele töökohale nii-öelda tähelepanu tuua, siis ma paneks kindlasti selle siin esimeseks ja ma tooksin jälle välja, on ju täpselt nagu see väärtuspakkumine, mida sa teed ja kellele. Võib-olla mingi siin saad natuke täpsemalt välja tuua, et mis on need tooted, mida sa pakud või kuidas sa inimesi aitad. ja noh, jälle on ju vana hea sotsiaalne tõestus, et klientide arv, mingid rahuloluskoorid, klientide nimed ja nii edasi. ja tegelikult siia jälle saad ka lisada selle lingi näiteks siis kodulehele. ma ei tea, jälle kõne broneerima on ju, võib-olla sul on mingi leht, kus on su teenuste kohta rohkem infot. et siin jälle võib-olla, et kui inimene on praegu su profiili kerinud, veel ei ole klikanud, et võib-olla siis nüüd tal on jälle võimalus, kui see tekst siin müüs maha, et siis tal on jälle võimalus on ju minna ja vaadata edasi su kodulehele. soovitused kindlasti, et ma usun, et kodulehel on need siin olemas. aga kui sul on kliente, kes on ka LinkedIni kasutajad, siis küsi neilt, et ole hea, et palun kirjuta mulle siia ka soovitus. et noh, ta on jälle see, et kui ma nagu jälle kiirelt scroll in su profiili ja ma näen, et täpselt minu profiiliga inimene on sinuga koos töötanud ja ütleb, et jah, ta on ülirahul, talle täiega meeldis, ta sai ülipalju väärtust, et siis mul kohe tekib see kindlustunne, et sa oled päriselt hea ja ma tahan sinuga koos töötada.
ja saad ka üle vaadata siis, et kuidas teised su profiili näevad, et jälle, et praegu vist ei hakka seda tegema, aeg on piiratud, aga pärast saadan siis slaidid sulle, näed, siit saad tegelikult slaidid juba kätte ka, et kui sa nüüd skännid seda, siis saad slaidid alla laadida. ma saan aru, kas et me võime mõned küsimused vahepeal võtta. teeme vahepeal mõned küsimused ja muidu ma siin üksi räägin kogu aeg. ja ma olen väga nõus, et mul tegelikult juba suu sügeles, et mitte öelda käed sügelesid, et saaks need küsimused, mis siin vahepeal vestlusaknas on läbi käinud, läbi käia, sest mida rohkem aeg läheb edasi, seda raskem on neid hiljem nagu sellesse konteksti panna ja relevantsetena käsitleda, et ma alustaks sellest küsimusest, et Evelis küsis ühel hetkel, et kas ettevõtte lehe hoidmisel on üldse mõtet, kui inimeste lehel olev sisu või postitused töötavad või levivad paremini, kuidas sa sellele vastaksid? ma arvan, et kui sul on ühe inimese ettevõte, siis ega väga ei ole. Kui sul on juba, noh, kui sa tahad nagu ettevõtte brändi tugevdada, siis tegelikult tasub ja ma arvan, et ettevõtte lehel on ka see, et sa saad kõik ettevõtte uudised sinna panna. et võib-olla isiklikul profiilil sa tahad nagu natuke vaadata, mida sa jagad ja mida mitte. et jah, kui sul on suurem tiim või kui sa tahad ettevõtte brändi just kasvatada, et siis tasub teha küll. pluss isegi kui tegelikult sa oled üksikettevõtja, mina näiteks, ma tegin endale ettevõtte lehe, et ma saaks märkida selle enda tööandjaks. et ei oleks seal, vaata, need muidu need mingid ruudukesed tekivad, kui seda ettevõtet ei ole. aga ma lihtsalt ei postita sinna. aitäh selle vastuse eest, loodetavasti see aitab nii küsijaid kui teisi edasi. Marita küsis mitme küsimuse hulgast ühe näitena näiteks, et kas siis ettevõtte töötaja peaks jagama enda seinal ettevõtte sisu, millele sa nagu osaliselt vist vastasid ka, aga ma arvan, et hea oleks nagu konkreetselt võib-olla üle korrata, et mis mõju sellel võiks olla. Ma arvan, et võiks, aga sa võid nagu enda jaoks läbi mõelda, et mis see eesmärk on. et kui see on sinu töövõit ja see on sinu tegevusega seotud, siis kindlasti, et see on jälle, et sa ju läbi selle ehitad oma isiklikku brändi, et näed, sa oledki oma töös väga hea ja sa oled selliseid lahedaid asju teinud. kui see ei ole sinu tööga otseselt seotud, siis võib-olla noh, see võib olla tööandja brändingu mõttes, et sa tahad näidata, et sul on äge ettevõte või jagada lihtsalt oma võrgustikus mingeid töökuulutusi. et noh, ma arvan, et ei pea nagu kõiki ettevõtte postitusi on ju edasi jagama kogu aeg. aga kui sa tunned, et sa tahad seda teha, et see kindlasti ei tee halba mitte kellelegi. ja siis veel Marita küsis, et kui ettevõtte leht siis repostib ehk siis postitab edasi töötaja postitust, kas töötaja konto peab olema avalik? et mulle tundub, et sellele küsimusele on selline suhteliselt lihtne vastus, aga samas ma ei ole kunagi selle peale LinkedIni kontekstis isegi mõelnud, et kellegi inimese leht võiks olla ka kuidagi privaatne. jah, sa saad tegelikult oma postituste seadetes määrata, et sa saad postitada nii, et ainult sinu võrgustik näeks su postitusi ehk inimesed, kes on su kontaktid. aga, aga jah, väga palju seda ei tehta, et enamasti postitused ikkagi on avalikud. aga jah, ja need, siis mis on ainult su kontaktidele, siis neid vist ei saa tõesti edasi postitada. tundub loogiline, jah. Siis Anna on küsinud, et mida sellest välja lugeda, kui impressionsid on head, ma küll ei tea, mida ta täpselt selle all siin silmas peab, eks ole, aga null reaktsiooni, ehk siis ilmselt peab ta silmas seda, et levib küll, aga keegi ei reageeri. väga huvitav. mm, võib-olla see on natuke selline, noh, ma tean, et üks juhtum, millal see kindlasti juhtub, on see, kui sa kirjutad natuke sellistel tabuteemadel või mingitel teemadel, mida inimesed võib-olla ei taha nagu või ei julge kommenteerida või like ida avalikult, nad loevad küll, hästi põnev on.
aga nad ei taha nagu endast märki maha jätta. Ehm, jah, et muidu ikkagi ma väga, noh, enamasti on need pigem seoses omavahel, et mida, no alati mitte, aga tavaliselt, kui postitus saab nagu palju näitamisi, siis seal tuleb ka reaktsioone. aga no eks seda peab ka nagu silmas pidama, et enamik LinkedIni kasutajatest, enamik sotsiaalmeedia kasutajatest on see, et nad lihtsalt scroll ivad ja võib-olla isegi nad mõtlevad, et hea postitus, äge mõte, tore inimene tundub või tahaks temaga koos töötada kunagi. aga nad ei tule kommenteerima, nad ei reageeri, me oleme eestlased, me ei tule mingi ütlema, et see oli hea postitus. ehk et nagu sellest väikesest kommentaaride või reaktsioonide arvust ei tasu ennast heidutada lasta. et võib juhtuda, et sa lähedki mingile valdkonna üritusele ja tegelikult inimesed tulevad su juurde, et hei, et ma olen su postitusi lugenud. et neid inimesi, kes ei reageeri mitte kunagi, neid ongi väga palju. Sandra küsib, et keda sina soovitaksid turundajana jälgida LinkedInis. Sandra küsimuse peale sa Sandrat ühte teist, võib-olla sama Sandrat, sõltub küsijast, ka soovitasid, eks ole. et Mhm. kas tahad mõne näite siia võib-olla veel tuua, keda sa LinkedInis soovitaksid turunduse kontekstis Mhm. jälgida? mulle kohe tuleb meelde Sophie Miller ehk kes teeb seda Pretty Little Marketer lehte. et minu arust tema jagab hästi toredalt, tal on sihuke sotsiaalmeedia sisu, aga nüüd turundus on vaata nii lai valdkond, et seal ongi nagu on mingi Google Ads spetsialiste, on mingi seo spetsialiste, on growth marketing spetsialiste. et täiega tasub ise uudistada ja uurida, et mul sihukest listi ei ole anda praegu. Aitäh sulle selle eest. Üks asi, mis siit siis nüüd paar korda läbi käis, oli siis social proof ja näiteks Kristjan küsiski, et kuidas see sotsiaalne tõestus võiks nagu välja näha, et sellele küsimusele sekundeeris ka Victoria, et seda paremini mõista. Seal on erinevad võimalused, no põhimõtteliselt, mida sa tahad näidata, on see, et sa oled, et sul on töökogemust, on ju, enda valdkonnas ja sa oled nagu häid tulemusi saavutanud ja sa oled oma töös väga hea. et tihti kasutataksegi mingit klientide arvu, mingeid numbreid, mingi rahulolumäär. kui sul on suuri tuntud kliente, võid nemad välja tuua, et see kindlasti tekitab usaldust, on ju, nagu Sandra profiilil kohe oli. klientide case study'd, lood, tagasisided, kõik postitused, kus sa jagad näiteks, et näed, et me töötasime selle kliendiga ja saavutasime sellised tulemused. et kõik sellist tüüpi sisu, et see on see social proof, mida ma mõtlesin. Marita küsib veel juurde, et kui läbi isikliku konto toimib LinkedIn paremini, siis kuidas käituda olukorras, kus inimesena on tal mitu rolli, et töötab ettevõttes, teeb veel enda ettevõtet, eks ole, et mitu nii-öelda rauda on tules, sõbralikult öeldes, et kuidas siis LinkedIni nagu optimaalselt kasutada. ja see on väga hea küsimus, sest paljud on sellistes mitmel toolil. ja see on ka nagu persoonibrändi spetsialistid ütleks sulle kohe, et vali üks valdkond, üks nišš, keskendu sellele ja ka ainult seda. noh, praktikas on see, et eks me kõik tegelikult oleme ju nagu mitmedimensioonilised või noh, me ei ole lihtsalt mingi ühe valdkonna spetsialist. et minu meelest see, kuidas sa näitad nagu, et ongi, et sa töötad seal, aga samas teed ka oma ettevõtet. see just on äge ja see on see, mis teeb sinust sinu ja see on just see sinu isiklik lugu, mida ma tahan tegelikult kuulda. et ma arvan, et hea, noh, esiteks tasub nagu läbi mõelda, et milliste eesmärkide nagu toetamiseks LinkedIn kõige paremini sobib. et kui su enda äri on, ma ei tea, turundusteenused, noh, siis kindlasti LinkedIn on see koht, kus kliente leida. kui sa paned, ma ei tea, ripsmepikendusi, noh siis ilmselt LinkedIn ei ole selle jaoks. Eks ma võtaks nagu ühe teema fookusesse, et ongi, et sa oled, ma ei tea, turundusspetsialist, aga sa natuke ja noh, võib-olla jagad mingeid nagu muid tegemisi ka. aga jah, võib-olla liiga kirjuks seda pilti ei tasu nagu ajada, et muidu võib-olla inimesed ei saa aru täpselt, et kes sa oled, mis sa teed ja miks sind üldse jälgima peaks.
vot räägime natuke sisust. Ehk siis, mis tüüpi postitusi klientide leidmiseks jagada. ja mul on selline metoodika, mis ongi 4 tüüpi sisu, siis sõltuvalt sellest, mis on selle sisu eesmärk. Ja ma kindlasti soovitan iga postituse puhul läbi mõelda nagu, mis sa selle postitusega saavutada tahad. Sest vahel on see, et me nagu ei mõtle asju korralikult läbi või siis me tahame, et see postitus täidaks korraga kõiki eesmärke, et ta jõuaks võimalikult paljude uute inimesteni, et ta tooks meile kodulehele külastajaid, et ta tooks meile DM-e, et ta tooks meile uusi kliente. aga noh, siis võib-olla tihti see sõnum läheb natuke segaseks, et inimene ei saa üldse aru, mida ta tegema peab. ehk siis esimene tüüp ongi selline kasvule suunatud sisu, mille eesmärk on jõuda uute potentsiaalsete klientideni. ja kuidas sa teed, on ju see, et pakud neile kiirelt midagi kasulikku ja huvitavat. noh, siin näiteks on üks selline näide. Peep Laja peaks olema kõige suurema jälgijate arvuga eestlane LinkedInis. tal oli vist mingi 70 000 follower'i või jälgijat, võib-olla nüüd on rohkem, ma ei ole ammu vaadanud. aga täpselt see, et tal on suht sellised lühikesed, kiired, teravad postitused. ta ei lähe väga spetsiifiliseks, ta ei hakka sulle midagi õpetama, ta ei räägi enda senistest saavutustest. aga see sisu on lihtsalt sihuke hästi lihtne, ta on nagu, tekitab emotsiooni, on ju, ta on piisavalt terav. ta lihtsalt jõuab väga paljude inimesteni, sa näed, siin on ka 900 reaktsiooni. et see on täpselt sihuke, et ma võib-olla selle postituse peale ma ei tule Peebule kliendiks, aga ma registreerin võib-olla ära, et okei, sihuke inimene on olemas. või minu enda vist kõige kaugemale lennanud postitus on see, et kui Kristi Saare tegi oma Instagramis selle küsitluse, et millistel töökohtadel olevad inimesed saavad vähemalt 3000 € brutopalka, siis ma lihtsalt võtsin välja see turundusvaldkonna positsioonid ja jagasin seda siis nagu oma mingi kommentaariga. ja noh, täpselt on ju, et see kuidagi ei näita minu ekspertiisi, ta ei too mulle uusi kliente, aga see postitus jõudis väga paljude inimesteni. ja võib-olla mingid inimesed olid mingi Marille Ellen, okei, ma olen seda nime nagu varem näinud või võib-olla nad tulid mu profiilile, vaatasid, kes ma üldse olen, on ju, et sihukest asja jagan. või siin on üks välismaa sisulooja, kes jagab, kuidas ta käis kuskil konverentsil esinemas ja ta nägi laval väga selline professionaalne välja, aga tegelikult tal oli ülitugev see petise sündroom või imposter sündroom, et ta tundis tegelikult ta ei ole piisavalt hea, et siin laval olla. et täpselt, et see sellist tüüpi sisu ta ei too nagu kliente, aga ta on hästi lihtne samastuda, et ta tekitab võib-olla seda isiklikku connection'it. ja sa oled mingi, et aa, nii tore, ma mingi vaatan, kes ta on, vaata ja millega, mis ta veel on postitanud. siis on hariv sisu, mis ongi, õpetab klientidele, kuidas mingeid asju teha, tekitab seda usaldust. no näiteks üks ka sisulooja, kes mulle väga-väga LinkedInis meeldib, on Martin Esinurm, kellel on oma raamatupidamisbüroo ja siis ta jagabki, noh, minu jaoks raamatupidamine on sihuke valdkond, mida ma nagu ettevõtjana pean teadma. aga ma ei lähe Riigi Teatajat lugema, et nagu päriselt aru saada, kuidas maksud toimivad ja mis seal nagu, mida ma tegema pean. ehk siis, kui keegi toob minuni niimoodi hästi praktiliselt konkreetset infot, et noh, näiteks siin ongi, on ju, et kas maksta töötasu või juhatuse liikme tasu, et see on mulle ülikasulik ja kui mul on vaja nüüd mingi hetk uut raamatupidajat, siis Martin ilmselt oleks esimene, kelle poole ma pöördun. minu meelest selle artikli või selle postituse korjas ka mingi raamatupidajate portaal üles, mis see Äripäeva teemaportaal. nii et see jõudis siis meediasse ka.
või siis näide Kerlinilt, kes käis konverentsil rääkimas sellest, et kuidas kasutada tehisintellekti tervishoius, mis noh, väga nišikas teema. Ta siin tõi välja, on ju, et miks on nagu tervishoius oluline teema, mida sa teha saad, kuidas seda kasutatakse. et jälle ta nagu harib kasutajat, näitab enda ekspertiisi ja ma tean, et see postitus tegelikult tõi talle kohe ka uusi kliente. nii, siis on eksperdi sisu või sihuke autoriteetsuse näitamise sisu, et noh, siin on jälle see vana hea social proof. Või ka sellised jah, arvamusliidri postitused, minu arust väga äge näide ka on SEB-st Ainar Leppänen, et kes näitabki, et sa võid LinkedInis olla nagu igati soliidne, professionaalne kõneisik, aga samas kuidagi hästi inimlik. et sa loed seda postitust ja ma arvan, et siin on turundustiimi käsi natuke mängus, sest neil oli tollal see pensionikampaania ka. aga see, et ta ütlebki, et ma ei plaksuta kogu selle asja peale, et see tundub nagu, see on päriselt tema arvamus ja ta on selle valdkonna asjatundja. Ja samamoodi noh, siia lähevad kõik klientide postitused, et minu meelest see on ka jälle nagu vahva näide, kuidas jagada uue kliendi saamist. et noh, tegelikult vahel me võib-olla mõtleme, et noh, see on nii väike asi ja mingi uus klient, et noh, keda see ikka huvitab. aga tegelikult inimestele meeldib teistele kaasa elada ja see, kui Sandra jagab, et näed, noh, meil ongi nüüd Sportland on meie klient ja nii äge ja tal ongi siin nüüd Sportlandi kaupluse ees tehtud foto. et see kuidagi tekitab nagu seda tunnet, et oh äge, vaata, et ma panen ikka selle väikse plaksutava emoji sinna alla. ja jälle võib-olla, et mingites ettevõtetes tekitab seda tunnet, et okei, kui Sportland juba kasutab neid, võib-olla me peaks ka. ja siis neljas on see müügisisu, mida võiks olla noh, ilmselt nagu mingi, ütleme, kolmandik sisust või alla selle. et mitte liiga palju, aga vahel tuleb seda teha. et ma arvan, mina vist toimetasin LinkedInis mingi 2 aastat ja siis ma olin mingi, et mina ei ole küll ühtegi koostööpakkumist saanud ega mitte mingit nagu rahalist väärtust siin. aga tegelikult ma ei olnud ka mitte kunagi öelnud, ma üldse pakun oma teenuseid. ehk siis tegelikult, kui ma nüüd tegin oma esimese sellise müügipostituse, see oli selline postitus, siis tegelikult ma sain mingi 20 kirja äkki, et hei, tahaks sinuga koos töötada. et jah, selles suhtes vahel ikkagi tuleb välja hõigata, mida sa pakud ja noh, natuke konkreetsema üleskutsega võib-olla, et tule nüüd osta või nüüd on soodushind või nüüd on viimane hetk registreeruda. et jah, vot ja tegelikult jah, et kui me paneme selle sellisesse nagu kliendi teekonna mudelisse, on ju, mis on see AIDA mudel. et see ei ole ju see, et keegi näeb su esimest postitust ja on mingi okei, ma kohe lähen ostan. et sa ikkagi noh, tihti meile ju mingid uued inimesed või nimed või brändid või tooted. nagu nad ei jää meile isegi meelde, sest meie ümber on nii palju igasugust nagu erinevaid tooteid ja reklaame ja sõnumeid. et ma pean ju nägema su sisu tegelikult mitu korda, et ma üldse hakkaks vaatama, et okei, mis see on, kas see võib olla midagi mulle ja et siis minus nagu tekiks see soov, et ma tegelikult tahan osta, ma tahan sinuga koos töötada. et jah, see on järjepidevust nõuab ja neid natuke nagu eri sisutüüpide kombineerimist. ja ma tahtsin seda ka öelda, et tegelikult hästi tihti LinkedInis me vaatame näitamiste arvu sellise põhilise mõõdikuna. tegelikult see ei ole kõige olulisem mõõdik, et noh, seesama näitamiste arv on ju tore, et sa jõuad nagu väga paljude inimesteni. aga kui need inimesed ei ole su potentsiaalsed kliendid, siis nendest näitamistest tegelikult ei ole väga palju kasu. et vahel ongi võib-olla see, et su postitus jõuab, ma ei tea, 100 inimeseni, mis ei tundu väga palju. aga kui kõik need 100 inimesed on su potentsiaalsed kliendid, siis seda on väga-väga palju.
nii et natuke nagu vaadata seda poolt ka. vot, kas sa, Tõnis, tahad vahepeal mõned küsimused võtta siin sisu osas, et mida postitada, kuidas, kui tihti? meil on siin küsimusi tegelikult erinevate nurkade alt kogunenud päris palju, et kui sa oled nõus, siis ma käsitleks neid sellistena, nagu nad on tulnud, aga võime ka Mhm. need kuhugi sinna lõpuosasse jätta, kuidas sa eelistad Me võime mõned küsimused teha siia vahele, mm. -hmm. kui veel aega on. Ja ma võtan kronoloogilises järjekorras, et siis ka need küsijad saavad pinge maha enda seest et Victoria näiteks küsis, et kui sa oled alustav ettevõtja ja omal alal nagu nii-öelda professionaal, aga kliente ei ole ja ei saa öelda, et oleks seal üle 300 inimese või ettevõtte koolitanud või neid aidanud, et kuidas siis seal LinkedInis üldse toimetada, et ettevõtetega koostööle saada, kui ei ole sellist tõestust nii-öelda? No kui sa oled oma valdkonnas töötanud, noh näiteks palgatöötajana, sul on see kogemus, siis sa saad selle välja tuua. et see on ka tegelikult ju väga suur sotsiaalne tõestus, kui sa oledki nagu noh, aastaid-aastaid töötanud ja teinud neid asju, on ju palgatööl. ja kui ühel hetkel sul tekivad esimesed kliendid, siis saad nemad juba välja tuua. Eliise küsis taaskord sellise klassikalise küsimuse mõnevõrra, vähemalt mina olen seda palju kuulnud, et kas profiili keel ja postitused võiks olla ka erinevates keeltes? Jah, keele osas, see on inimeste jaoks millegipärast alati hästi segane, et millises keeles siis kirjutada, et kas eesti, inglise, vene, mõnes muus keeles. Et see nüüd hästi sõltub sihtgrupist, et kes on su see ideaalklient, kelleni sa tahad jõuda. et kui sa kirjutad eestlastele ja tahad jõuda eestlasteni, siis ma soovitan kirjutada eesti keeles, sest et eestlasel on eesti keelega ikkagi nii palju lihtsam, tal on seda lihtsam lugeda, ta viitsib rohkem süveneda, tal on lihtsam kommenteerida. Aga noh, loomulikult, et kui sa tahad rahvusvahelisi turge püüda, siis on inglise keel parem. Profiiliga on see nüüd, et nagu selline võib-olla tavapärane on täita profiil ära inglise keeles, aga samas jällegi, kui su sihtgrupp on tegelikult eestlased, sa kirjutad eesti keeles ja sa tahad profiili ka ära täita eesti keeles, ma arvan, et see tegelikult ei ole ka kuidagi halb märk, et võib-olla just kuidagi nagu kodusem või lihtsam lugeda või jälle nagu tekitab selle, et oh, eestlane. Ma arvan, et mõlemad variandid on okei. Aitäh sulle. Kristin on küsinud vahepeal sellise küsimuse, et kui ta on vabakutseline disainer, et kas ta pigem peaks siis oma isiklikku profiili arendama või ettevõtte lehte. Mina lühidalt ise vastaksin sellele, et isiklikku lehte, sellele sa ka enne tegelikult juba viitasid, et üksiku Mhm. toimetajana tasub seda isiklikku lehte arendada. Ma olen nõus, jah. Siis Hilari on küsinud vahepeal, et kas LinkedIn võiks olla koht, kus ka enda hobitegevused võiks ära siduda, et näiteks teeb hobi korras liitrite kaupa tšillikastet ja teeb sellest enda hinnangul viisaka hea postituse, et ta ei taha sellega küll kastmeostjaid leida, aga lihtsalt enda tegevusi, hobisid jagada. Mis sa sellest arvad? Ma arvan, et LinkedIn ei ole see kanal, et noh, loomulikult ei saa kedagi keelata, aga inimesed natuke, mulle tundub, et nagu väga sellised eraelulised või mingid hobide postitused väga hästi ei tööta seal, et nad lihtsalt ei jõua väga paljude inimesteni. ja see on see kanal, kus inimesed just tahavad pigem sellist nagu erialast, mingit tööalast, asjalikku sisu. et ma arvan, et võib-olla neid chill'ikastme pilte või mingite hobide pilte, et nende jaoks on pigem Facebook ja Instagram. Siin käis ka vestlus hakkas vahepeal läbi see küsimus, mida siin on hea võimalus selles kontekstis käsitleda põgusalt, et kas ka reisibüroo võiks oma reiside kohta LinkedInis jagada informatsiooni. Mis sinu isiklik arvamus selles osas on? kas sina tahaksid sealt sellist infot saada? ma vist ei tahaks, mul on tunne,
Kui sa just kuidagi ei seo sellega, seda nagu tööteemadega ära, et näiteks ongi võib-olla, et kuidas sa oled sidunud näiteks reisid ja töö või mingid nipid näiteks, et kui sa töötadki välismaalt, et kust siis, ma ei tea, kust leida hea internet või mingi kohvik, kus töötada või noh, midagi sellist. Et lihtsalt reisiblogi jaoks ma arvan, et see ei ole parim kanal. ja ma kaldun ka sinuga pigem nõustuma, et seda reisimaailma me läheme kuidagi eraldi tarbima mingisugustesse kanalitesse, mis meil on välja kujunenud, et ükskõik, kas me siis otsime mingisuguseid eripakkumisi või tahame Mhm. mingisuguseid sihtkohti lihtsalt avastada ja vaadata ja uurida, et siis selleks me võtame mingisuguse eraldi aja ja ma ise tunnen ka, et ma ei tahaks, et sellest saaks nagu infomüra, on ju. ja. Ma võtan ühe küsimuse veel, enne kui ma lasen sul edasi minna, et siis neid vahepeal jälle koguda. Andrus küsis, et ta postitab isiklikult kontolt 2 korda kuus nii oma tööandja kui ka isiklikke saavutusi ja muud säärast. Mhm. et seni on ta neid siis edasi postitanud tööandja kontolt ja, ja on kuulnud sealjuures, et keegi on öelnud, et nähtavuse mõttes on parem, kui ettevõtte konto alt teha siiski eraldi postitus, mitte edasi jagada ja teda huvitab, kas see vastab tõele. Vastab tõele ja jah, nendel edasi jagatud postitustel ei ole väga hea levik. Ehk kui sa tahad, et see jõuaks võimalikult paljude uute inimesteni, siis ma soovitan ikkagi teha omaette nagu uus postitus. Et sa saadki jagada tegelikult, noh, sa võid ka kasvõi sellesama pildiga jagada või kasutada mingit muud pilti. võib-olla tekstis on ju lisada natuke rohkem niisugust isiklikku perspektiivi, et kui tööandja lehel on ju hästi ametlik sihuke mingi ja nüüd anname teada, et see projekt valmis. et noh, enda konto alt sa saad lisada natuke, et näed, et ongi, et mina olen selle projektiga siin septembrist saati toimetanud ja mul on nii hea meel, et see nagu lõpuks valmis sai ja see tegelikult ei olnud üldse lihtne ja vahepeal tundus, et me ei jõua õigeks ajaks valmis. et saad seda nagu isiklikku perspektiivi sinna lisada. millal võib-olla on mõtet edasi jagada, on mingid klientide postitused, et kus sa saad, noh, et see lihtsalt oleks sinu nagu seal uudistevoos olemas. et mitte, et sina nüüd ise jagad, vaata, et siin nüüd Urmol olid head tulemused, aga sa lihtsalt jagad Urmo postitust edasi. Mm, või no mingeid asju nagu tööandja asju ka tegelikult vahel loomulikult võib edasi jagada ja see on nagu, see annab sellele tööandja lehe postitusele nagu hoogu juurde, sest see on algoritmi jaoks hästi positiivne signaal. ehk siis lõpuks su tööandja postitus jõuab ikka rohkemate inimesteni, aga võib-olla jah, ta ei jõua nagu väga paljude sinu kontaktideni. vot, et natuke sihuke tunnetuse koht ei ole mustvalget vastust. sisu osas, no LinkedInil võib-olla on veits nagu sihuke maine, on ju. et väga palju, no öeldakse ka see LinkedInis või see LinkedIni oma keel, et selle asemel, et öelda, on ju, et ma sain juhi loa, siis sa pead alati kirjutama hästi pikalt, hästi keerukalt ja olema alati, et I m honored and mingi trail to announce. No tegelikult ei pea, et tegelikult mida rohkem sa suudad olla sina ise ja kirjutada enda sõnadega, seda paremini kuidagi su enda isiksus tuleb välja, seda paremini tegelikult inimesed suudavad sinuga resoneeruda või kuidagi samastuda. ja no hästi palju on ju neid tehisintellekti genereeritud postitusi, et nendega samamoodi ma nagu soovitan olla tehisintellekti kasutamisega väga tagasihoidlik, sest mulle tundub, et meil on juba nagu see filter peal, et kui ma näen sellist postitust, nagu see alumine siin on, noh, või ma näen neid pikki mõttekriipse või mingit muud neid tehisintellekti suuri sõnu, mida me tegelikult eestlastena ei kasuta, siis vaata kohe tekib see oh,, ma isegi ei loe lõpuni seda postitust, ma saan aru, et see on mingi ai genereeritud asi. mm, aga no 3 asja, mis toimib igas sotsiaalmeediakanalis alati, on see väärtust loov sisu. ehk sisu, mis annab sulle midagi kasulikku, mis kuidagi tekitab head emotsiooni, annab mingit inspiratsiooni, motivatsiooni
või sisu, mis lihtsalt on hea meelelahutus. ja teine asi on lugude rääkimine. Et meie aju kuidagi on ehitatud niimoodi, et nagu lood kõnetavad meid nii palju rohkem ja lood jäävad meile nii palju rohkem meelde kui lihtsalt mingid faktid ja numbrid. Et selle asemel, et öelda lihtsalt mingi ma osalesin konverentsil, siis vaata, kas sa saad sinna mingi loo rääkida, et ongi, et ma ei tea, 4 aastat tagasi ma käisin seal konverentsil ja mõtlesin, et oh, ühel päeval olen mina ka siin laval ja näed, uskumatu, nüüd mind päriselt kutsuti. mm, üks, siit tuleb nüüd see soovitus, keda jälgida, aga üks inimene, keda selle pilguga jälgida, on ei aus. tal on muidugi ka ebaaus eelis, sest ta on kirjanik, aga minu meelest tema jutustab neid lugusid ülivahvalt, et noh, siin ongi, et selle asemel, et öelda, et I m humbled and honored to announce, et ma käisin Bolti koolitamas, siis ta räägib selle loo, kuidas ta 2 aastat tagasi ei saanud Bolti isegi tasuta praktikale. ja täna siis ta käis neid koolitamas. ja ettevõtete lehtedel samamoodi, mis toimib kõige paremini, on inimesed ja inimeste lood. Ilus Breakwater Technology teeb seda väga hästi. et selle asemel, et postitada mingeid uusi funktsionaalsusi või mingeid IT-asju, siis nad räägivadki, noh, siin on lugu Husseinist, on ju, ja kuidas ta siis sattus Egiptusest siia nüüd Tallinnasse Eesti ettevõttesse nooremarendajaks. või siin teisel pool on ju, et kuidas keegi kuskil ülikooli üritusel nägi mingit ägedat T-särki. siis ta oli mingi, oota, mis ettevõtte T-särk see on, hakkas umbes guugeldas, mis ettevõte see üldse on. ja siis sattus sinna tööle. et seda tüüpi sisu nagu võiks ka ettevõtte lehtedel olla fookuses. natuke muidugi sõltub jälle on ju eesmärkidest, see on väga selline võib-olla tööandja brändingu või üldse sihuke brändingu sisu. mm, aga eks müügipostitusi või selliseid ekspertsisu postitusi annab ka läbi inimestest teha. siis igasugune ekspertsisu, enda kogemus, case study'd, eriti kui ta ongi sinu originaalne kogemus, kuidas sa midagi tegid ja kuidas siis lugeja saaks sama teha. et siin ma arvan, ei tasu jagada võib-olla neid siukseid põhitõdesid, aga mingi 3 nippi, kuidas teha paremini turundust on ju. aga noh, päriselt ongi, et näed, et me tegime siin ettevõttele uue veebilehe ja see on see, mida mina õppisin. noh, siin on jälle on ju see ekspertsisu näide, et päriselt on toodud välja mingi arvamus, mingid numbrid. aga noh, ta ei ole nagu see generic sisu mingi, et 5 põhjust, miks on pension oluline. ja vabalt võid kasutada ka kellegi teise sisu, kui sa käid kuskil koolitusel, webinaril, konverentsil näiteks. kindlasti pärast tasub jagada seda, et sa käisid konverentsil ja mida sa teada said või mis mõtted sulle kõlama jäid sealt. ja samamoodi saad ju need konverentsi esinejad ära tag'ida, võib-olla kui sa kohtusid seal kellegagi, saad tema ära tag'ida. Nemad tulevad, reageerivad, võib-olla tahavad seda edasi jagada. kõik teised konverentsi osalejad on mingi, oh my god, ma olin ka seal konverentsil, like. või siis jah, kui ongi mingid, ma ei tea, uudised, uuringud, trendiraportid, noh, kõik selline sisu tegelikult saad edasi jagada. siis noh, LinkedIn on väga see kanal on ju, et kus me jagame kogu aeg oma saavutusi ja õnnestumisi ja töövõite. et siis tegelikult on hästi värskendav, kui keegi vahepeal tuleb ja ausalt ütleb, et noh, ongi raske või läkski pekki, on ju, et muidu on see, et võib-olla nagu scroll'id oma uudistevoogu ja siis sa mõtled nagu, kas ma olen ainus, kellel kogu aeg kõik asjad ei õnnestu. et noh, minu meelest näiteks Timo Porval on väga toredalt jaganud LinkedInis oma mõtteid
või mingeid tööalaseid tegemisi, et kus ongi mingid asjad nagu lähevadki raskelt ja peadki palju pingutama ja kõik ei õnnestu. et siin muidugi natukene on seda võib-olla peab neid teemasid valima, et kui sa kogu aeg jagad, kuidas sul kõik asjad ebaõnnestuvad, võib-olla see nagu ei mõju su professionaalsele brändile hästi. aga, aga kui sa leiad need lood üles, kus ongi, et tegelikult oligi raske ja võib-olla peaaegu andsid alla või pididki mingeid asju nagu ümber tegema, aga lõpuks see lõpp ikkagi on õnnelik, et kindlasti nagu tasub jagada ja minu jaoks on nagu teinud näiteks ka mingite saavutuste jagamise lihtsamaks. et ma ei ole mingi, et jaa, vaadake, et ma olen nüüd nii lahe, ma käisin siin mingil laval esinemas, aga ma jagangi noh, nagu sarnaseid postitusi ma olen ka teinud. et näed, et ma olin ikka väga närvis ja see ongi mu esimene kord nii suurel laval olla ja paaril korral mul läkski sassi ja ma saan aru, et ma ei ole maailma tasemel esineja, aga ma lihtsalt nagu enda üle uhke, et see oli ikka minu jaoks nagu suur samm ja ma sain oma sõnumid või nagu väärtuslikku sisu jagada. Siis siseelu, sellised telgitagused, et hästi tihti me oleme nagu enda töös nii sees ja me oleme sellega nii harjunud ja me peame seda kuidagi iseenesestmõistetavaks. aga mina näiteks ei ole kunagi sinu positsioonil olnud, on ju, et no võib-olla ma ei tea, sa töötad näiteks pangas ja sa oled mingi üliiga, ma olen mingi 10 aastat pangas töötanud, seal ei ole mitte midagi jagada. mina ei ole kunagi pangas töötanud, aga ma kasutan kogu aeg pangateenuseid, et mul oleks ülipõnev, kuidas pangateenused sünnivad või mis protsessid seal taga on või mida inimesed teevad, mis osakonnad seal on. samamoodi kui sa oled disainer, nagu kuidas need disainid sünnivad, noh, kõik see pool nagu nii põnev. ja no näiteks Gymshark on ju, teeb trenniriideid ja kui nad oleks minu juurde tulnud konsultatsioonile, ma oleks öelnud, LinkedIn ilmselt ei ole teie koht. aga nad jagavadki LinkedInis hästi palju sellist nagu ettevõtluse või ettevõtte elu telkitaguseid. et siin on see, et kuidas nad mingi jõulukampaania jaoks pakke pakivad või kuidas nad valmistavad ette mingit poe avamist või mis toimub photoshoot'i telgitagustes. et see kõik tõesti, no neil on ka nagu sadu meeldimisi ja noh, vaata, kui palju follower'e neil on. et kuidagi selline sisu läheb nagu väga-väga korda inimestele. minu enda ettevõtte lehel näiteks üks kõige populaarsemaid postitusi oli see, et kui meil oli konverents, on ju, eelmine aasta august, siis eelmisel päeval me läksime kohale, et hakata seda veenjut üles seadma. ja siis ma tegin noh, lihtsalt mingeid pilte seal, vaata, et mingid sildid, mis me paneme üles, on ju, mingid asjad. ja jälle, et minu jaoks see on ülitavaline, sest mina olen konverentse korraldanud väga palju ja mis siin jagada, vaata, või veits sihuke. aga inimeste jaoks on nii põnev, et kuidas selline suur sündmus sünnib. et see tõesti, et nagu ma ei oleks oodanud, et sellest saab üks meie lehe nagu kõige populaarsemaid postitusi. ja viimaseks ja see, mis me juba siin rääkisime ka, on ju, organisatsiooni sisu. et no siin on Harno näide, et kus neil tuli see Eesti e-kursus välja, nemad jagasid seda mingi siis selle ametliku visuaaliga. osad töötajad jagasid seda noh, ka mingi ametliku visuaaliga, aga natuke võib-olla tõid mingit enda lugu, enda nurka sisse. aga noh, igaüks tegelikult lähenes sellele enda nurga alt ja ma ka tegelikult ei soovi, nagu vahel inimesed võib-olla kardavad, et okei, aga me juba ühe korra jagasime seda ettevõtte lehe alt, et kuidas ma nüüd topelt jagan või noh, et kas inimestel ei teki nagu seda efekti, et kui nad näevad mingit sama infot mitu korda, siis ma väga ei kardaks seda, sellepärast et noh, esiteks ettevõtte jälgijaskond ja sinu jälgijaskond või see, kelleni see postitus jõuab, noh, nad ei pruugi väga palju kattuda. ilmselt see, kes näeb mõlemat postitust, on tegelikult nagu üliväike osa. ja
isegi kui ta näeb seda 2 korda, need postitused on erinevad, nad on erineva nurga alt. Ja siis just nagu tal tekib see, jõuab kohale, ma arvan, et näed, et see on nüüd päriselt suur asi. Et noh, jälle see korduste teema on ju, et võib-olla esimesel korral nad on mingi, mida iganes, võib-olla scroll'ib mööda, ei viitsi lugeda, aga siis ta hakkab vaatama, et okei, nagu kõik räägivad sellest e-kursusest, et see on vist mingi big deal. Et jah, ma ei, noh, vana hea on ju see katkise grammofoni teooria, et turunduses, noh, sa peadki kõlama nagu katkine grammofon. Et see, et kui sa ühe korra midagi ütled, et sellest ei piisa. Vot, ehk siis jah, ka kui noh, siin on välja toodud mingeid kohti, kust või mingeid ideid, mida jagada, mida postitada. Et ma arvan, kõige parem koht, kus leida postituste ideid, on jälle sinu enda kliendid, sinu vestlused klientidega. Et kõik näiteks, mida küsitakse kliendi kohtumisel või mida sa näed, et su kliendid päriselt teevad praegu valesti ja mida nad ei tea. või mingid vastuväited võib-olla ka, mida müügikõnedes öeldakse, on ju. mm,. et jah, see, mis su kliendile päriselt korda läheb. Kas võtame vahele mõned küsimused ja siis tegelikult mul ongi suht sihuke juba lõpuosa siin. ja lõpuosa tähendab seda, et niikuinii on sellele järgnevalt kõikvõimalike küsimuste esitamiseks viimane võimalus, nii et kellel veel on rauas seal mingisugused küsimused, aga pole neid vestlusaknasse pannud, siis pane need kindlasti valmis. aga Kristjan Jaak küsis ühel hetkel, et kõigepealt kirjeldas, et ta on töötanud ja kogemusi omandanud vabakutselisena erinevatele ettevõtetele tööampse tehes ühes valdkonnas circa 10 aastat ja on nüüd alustamas oma uue ettevõttega, et pakkuda väga äge. sama teenust juba otse. Palju õnne. kuidas? Palju õnne. Ah. et pakkuda ühesõnaga otse personaliseeritult seda teenust ja tema küsimus on, et kas sellisel juhul võiks olla siis mõistlikum varasemaid tööandjaid mitte välja tuua, kui ta hakkab mingitel valdkonnaga seonduvatel või teenusega seonduvatel teemadel postitusi tuua, et vältida seda muljet, et ta kritiseeriks varasemaid tööandjaid. Minu arust Mm. sellele küsimusele ta vastab selle küsimuse sees juba minu arust ka nagu ära, aga ta lihtsalt tahabki nagu kindel olla, et noh, et kui ta tahab, vähemalt mina saan niimoodi sellest aru, mina tõlgendan seda küsimust niimoodi, et kui ta tahab siis tuua enda valdkonnast relevantseid kogemusi välja, et siis ta peab justkui rääkima oma minevikust ja noh, mina ütleksingi selle peale, et varasemaid tööandjaid ei ole otseselt vaja käsitleda ja saabki üldistades rääkida mingisugustest varasematest kogemustest, et ma saan aru, et ta tahab nii-öelda siis tuua välja justkui sellist vaatenurka, kuidas ta saab seda nii-öelda standardist või hetkestandardist paremat teenust ise osutada, et kuidas sina, Mhm. Marille, sellest küsimusest aru saad ja kuidas sa sellele vastaksid? Mhm. No ma arvan, et see on hea asi, et sul ongi nii pikk töökogemus ja nii palju erinevaid koostööpartnereid või tööandjaid. Et selles suhtes kuskil nad no ütleme, profiilil nad võivad ju olla välja toodud. aga ja ma ei kritiseeriks neid võib-olla avalikult, aga noh, see, et neid on palju, siis tegelikult ma arvan, et kui sa postitustes nagu kedagi kritiseerid, aga sa nagu üldistad seda piisavalt, et seda ei saa nagu kokku viia konkreetse ettevõttega. et siis tegelikult on nagu okei. aga jah, ma võib-olla ka ei alustaks siin avalikku sõda mitte kellegi vastu. no ilmselt avalikku sõda ta ise ka ei tahaks alustada, et pigem jah, mina saan niimoodi aru, et küsimus on, et kas üldse mainida mingisuguseid konkreetsemaid küsimusi või tähendab kogemusi. ja Mhm. tõenäoliselt selles mõttes ongi vastus lihtne, et kui ta on enda profiilil välja toonud, kus tal on see varasem kogemus, siis soovi korral, kes tahab mingisuguseid järeldusi teha, et
mis on vähetõenäoline, nagu keegi vaatab, et ahah, et Mhm. räägid seal mingisugusest sellisest kogemusest, et ju see siis toimus seal või seal või seal, eks ole. aga et otseselt ma ka mingisuguseid paralleele ei tooks niimoodi ise otseselt, et need oleks võimalik siis seoseid luua, et ma ei näe, et seal mingisugust ei usalduskrediiti sellega kaasneks või muud või potentsiaalset kasu, et ja pigem on see, et ma arvan, kui sa nagu mõnda endist tööandjat juba niimoodi avalikult kritiseerid, siis võib-olla tekitab just seda tunnet, et okei okay,, et kui me nüüd sinuga koos töötame, et kas sa hakkad mind samamoodi on ju avalikult kuskil kritiseerima. ma arvan ka, et see on suhteliselt selge ja loogiline. Kristin küsib, et ta on Facebookis postitanud lisaks oma ettevõtte sisule ka mingisuguseid tsitaate, mis tema väärtustega ühinevad, et kas see võiks ka LinkedInis töötada? Võib kindlasti. Ma tean, mul tulevad kohe mingid coach'id pähe, kes jagavadki nagu, no kasutavadki neid tsitaadi visuaale on ju, kus ongi mingi üks lause. aga need võiks siis võib-olla olla seotud kuidagi su nagu erialaste mõtetega, mitte lihtsalt noh, mis need on need no pain, no gain või mis need klišeed tsitaadid on ju. Et võib-olla need nagu võiks jääda Instagrami, Facebooki. aga ma arvan, et nagu tegelikult tööalaseid postitusi, kui sa tahadki mingit nagu sellise arvamusavalduse või natuke teravama postituse teha ja sa sealt võtad nagu selle ühe lause välja ja paned pildile, et see on nagu üliäge formaat. aitäh ka selle vastuse eest. Indrek on küsinud hea küsimuse, mille osas oleks põnev sinu enda kogemust ka kuulda, vähemasti võib eeldada, et sa oled seda teinud LinkedInis. Et kas LinkedIn oleks ka koht, kust leida endale investoreid? Ta toob siis ka välja, et 6 kuni 7 kohalistest investeeringutest on jutt, ma ei tea, kui oluline see siinkohal on, aga tema soov on siis täiesti uudsele ja garanteeritud tootlikkusega tootele otsida investoreid, et mis mõtted Super, see sinust tekitab? hea. No garanteeritud tootlikkus on hea eeldus, ma arvan. Aga täiega ja seda ma olen kunagi ise ka teinud, et meil oligi vist a la nagu Soome ingelinvestorite list kuskilt või võib-olla otsingust võts- noh, LinkedInil on päris hea otsing endal, et sa saadki panna näiteks kirjutada sinna angel investor sisse, panna asukohaks Soome ja tegelikult sa saadki nagu listi juba potentsiaalsetest investoritest ja siis ma võtsingi ühendust nagu ükshaaval ja pitch isin siis meie ideed ja küsisin kõne. et noh, loomulikult läbi introde on investorite kõnesid kõvasti lihtsam saada, et kui keegi soovitab. aga hea asi on see, et tegelikult LinkedInis, noh, kui sa võtad ka otsingu, on ju, sul on see investorite list ja kui sa lähed tema profiilile, sa juba näed, kes on ühised tuttavad ja saad introsid nagu küsida et ma arvan, et see võib-olla on niisugune kõige efektiivsem strateegia. väga hea. Hilari küsib ka seda, et kui tema töörollid on olnud eri valdkondades, meediaproduktsioon ja muud müügitöö, erilahenduse loomine Mhm, suurimas raadiovõrgustikus Eestis ja samal ajal soovib enda hobi arendada, ehk siis seesama kontekst, mida ta ka enne juba välja tõi, et tõesti tahaks ühel hetkel hakata siis enda ettevõtte alt kastmeid ja muid oma toodetud tarbeid müüa, et, mhm. äh, et toob oma eripärana siin välja säilitusainete vaba tootmise. kas selles kontekstis tuua sisse nii-öelda enda isiklikke tegevusi või mitte, eriti kui ta jagab juurde asjakohaseid teadusuuringuid, lisainfot, lugusid, või see on ikkagi asi, mille puhul peaks jääma Facebooki, et enne kui sa saad vastata, siis ma isiklikult seaksin tänapäeval Facebooki kui sellise kanali väärtuse juba natukene kahtluse alla, vähemasti selles kontekstis, mis puudutab siis mingisuguste lehtede all info jagamist, aga jällegi ma lihtsalt enda tunnetuse pealt ja enda kogemuse pealt arvestades, kui vähe ma täna Facebooki kasutan platvormina, siis vist ainukene väärtus minu jaoks on täna see, mis toimub erinevates gruppides, mis on mingisuguste segmentide puhul mulle väärtuslikud
et kuidas sa näed seda, et LinkedIn suhestuks ikkagi sellise hobitegevusega, sa taaskord jällegi enne andsid mingis mõttes minu jaoks vähemasti juba ammendava vastuse sellele, aga Hillary vist tahaks veel seda üle korrata. ma arvan, et see on natuke see Gymsharki näide, et kui sa lihtsalt räägid kastmetest ja tutvustad erinevaid kastmeid ja jagad mingeid retsepte seal, et see ei ole see sisu, mida inimesed LinkedInis tahaks tarbida. aga võib-olla kui sa võtad selle ettevõtja nurga, et kuidas ongi, et nüüd sa oled teinud nagu neid asju, sa tunned, et sinu senine töökogemus sulle on andnud oskused ja teadmised, et oma ettevõttega alustada ja sa kuidagi, noh, see ongi see nii-öelda building in public on ju. et sa jagadki, kuidas sa nüüd oma ettevõtte jaoks, ma ei tea, mõtled nagu tooteid välja, on ju, siis sa uurid mingit tootmist, mingit sertifikaati ilmselt on vaja. Et sa jagad nagu seda protsessi, et ma arvan, et see on tegelikult LinkedIni jaoks huvitav. aga kas ta on nagu kõige efektiivsem müügikanal kastmetele ei pruugi, on ju. Kui sa just ei võta mingit B2B suunda, on ju, et ma kujutan ette, võib-olla kaupluste mingid ostujuhid on LinkedInis, et nendega nagu suhelda ei tea, ma arvan, et peab võib-olla natuke mõtlema, et ta on nagu üks võimalus, aga kas ta on kõige efektiivsem kanal, ma ei ole päris kindel. nii, aga nüüd me ma võime edasi räägin minna. ja paar viimast mõtet siia. noh, see strateegia sõna on hästi suur sõna ja no tegelikult on ka suur töö, palju küsimusi, mida läbi mõelda ja ma soovitan ka nagu võtta see aeg enne kui sa hakkad tegutsema, et mõelda läbi, et mis on üldse su peamine eesmärk, kelleni sa jõuda tahad LinkedInis, kuidas sa mõõdad seda, miks peaks sinu ideaalklient üldse sind jälgima, on ju. ja see, no ma arvan, et võib-olla kõige tähtsam küsimus ongi see, et kelleni sa jõuda tahad. sest et LinkedIni algoritm ka nagu läheb üha rohkem sinna suunda, et sinu postitusi ei näe enam nii palju sinu jälgijad, aga ta püüab kuidagi aru saada, et mis teemadel sa räägid ja kellele see sisu korda võiks minna. ehk kui sa postitadki kogu aeg turundusteemadel, siis ta teab, et tasub sinu postitusi näidata inimestele, keda huvitavad turundusteemad. kui sa postitad ükskord kastmetest, ükskord turundusest, ükskord poliitikast, no siis ta ongi, algoritm ongi on ju väga segaduses, inimesed on ka veits segaduses, et nagu kes, millest sa räägid ja kes sind üldse jälgima peaks ja osad LinkedIni eksperdid nagu on hästi teravalt selle poolt, et LinkedIn ei ole sotsiaalmeediakanal. LinkedIn on professionaalse võrgustiku ehitamise kanal. ehk siis täpselt, kui sa tead tegelikult, kellega sa tahad suhteid luua, siis tasubki, on ju, et sisu luues nende peale mõelda, aga tegelikult ise ka nendega aktiivselt suhteid ehitada, et otsida ka need inimesed üles, kommenteerida nende postitusi, võtta nendega ühendust, on ju, vaikselt libiseda neile DM-idesse ja võib-olla kolmas selline kasvustrateegia on see, et ka ise aktiivselt teiste postitusi kommenteerida. et see on lihtsalt ülihea viis jääda uutele inimestele silma. et vahel su kommentaarid, no sa LinkedInis näed ka, et kui paljud inimesed on su kommentaari näinud ja vahel su kommentaarid võivad jõuda rohkemate inimesteni kui su postitused. et siin üks härra jagab ka oma kogemust, et kuidas ta hakkas rohkem kommenteerima LinkedInis, siis ta postitused said rohkem vaatamisi ja siis ta hakkas veel rohkem kommenteerima, siis ta postitused said veel rohkem vaatamisi. et noh, loomulikult lihtsalt siin tuleb nagu vaadata, et need kommentaarid päriselt oleks sisukad, mitte lihtsalt need cool post, thanks for sharing. ja algoritme ka laias plaanis, noh, eks vaata kõik sotsiaalmeedia algoritmid toimivad sarnaselt. Nad püüavad meid hoida platvormil ehk mida kauem me loeme seda postitust, mida rohkem me reageerime, kommenteerime, jagame edasi, salvestame, repost ime. et need kõik on algoritmi jaoks positiivne signaal siin.
uuem algoritmi raport toob siis välja, et just need edasijagamised ja salvestamised ja ka kommentaarid, sisukad kommentaarid on need algoritmi jaoks kõige olulisemad signaalid. et järelikult päriselt see sisu on nii väärtuslik, et inimene salvestas selle endale, et hiljem selle juurde tagasi tulla. Ja soovitatakse on ju postitada siin 2-3 korda nädalas, mis on päris palju võib-olla, et mina endale olen nüüd läbi aastate seadnud eesmärgiks 1 postitus nädalas. et on lihtsalt kuidagi nagu lihtne hoida rütmi, on ju, et see ongi mu sihuke 1 nädala eesmärk alati. aga noh, tegelikult juba kui sa kasvõi kord 2 nädala jooksul, kord kuus postitad, see on ju parem kui mitte midagi. ja ajastuse osas, noh, ta on see platvorm, mida kasutatakse töö ajal valdavalt. ehkki ma arvan, et trend on ka natuke muutumas, et inimesed kasutavad seda muul ajal ka. aga kõige paremad ajad postitamiseks on tööpäeva hommikud, eriti siis just teisipäev, kolmapäev, neljapäev, sihuke 9-10 paiku. nii et postitusi saab ka ajastada, nii et kui sul tuleb inspiratsioon näiteks siin laupäeva öösel peale, siis saad selle ka teisipäeva hommikuks ajastada. aga jaa, no tegelikult ega LinkedIn ongi võib-olla paljude jaoks nagu uus kanal, natuke võõras kanal on ju, võib-olla sa ise ei ole ka seda kasutanud nii palju. ja tegelikult, mida ma tahan nagu südamele panna, on see, et keegi ei tea kohe, mis tema jaoks toimib. ja alguses ongi natuke ebamugav, alguses ongi võib-olla veits nagu cringe, et sa otsidki seda enda häält ja enda stiili. et kuidas sa tahad kirjutada, kui palju sa tahad mingit isiklikku perspektiivi lisada, mis teemadel sa tahad kirjutada. et ta ongi sihuke, ma arvan, et esimesed nädalad, esimesed kuud võib-olla isegi ongi natuke sihuke nagu enda otsimine. ja see on väga okei, sest turundus ongi pikk mäng ja see, mis me juba rääkisime ka, on ju, et see ei toimi nii, et sa teed nüüd esimese postituse ja saad kohe mingi 4 uut klienti. et see on see järjepidevus on see mängu võti, et kui postita kasvõi kord kuus, aga postita järjepidevalt. ja see on ka tegelikult see, millega ma ise olin hästi pikalt kimpus, et ma sain aru, et LinkedIni postitamine toob mulle tagasi, aga kuidagi nii raske oli aega leida, sellepärast et nagu noh, ma ei tea, tööd on kogu aeg nii palju ja nagu palgatöö ilmselgelt on olulisem kui mingi enda LinkedIni postitamine. ja see on tegelikult see ka, kuidas sündis LinkedIni väljakutse, et ma tegin selle enda jaoks ja nüüd ma olen teinud neid üle 2 aasta. et see ongi see, et me võtame, meil on sihuke väike grupp, mingi 50 inimest ja me võtamegi selle 6 nädalat, et mõelda oma plaan läbi, teha profiil korda ja LinkedIni 6 nädalat järjepidevalt sellist läbimõeldud sisu luua. et sa saadki nagu selle harjumuse sisse, sa saad selle julguse ja sa saadki juba tegelikult nagu aru, mis sinu jaoks toimib, mis ei toimi. ja ta ongi kuidagi, et see grupp nagu on ka mind hästi palju aidanud, et no, ühelt poolt nagu accountability on ju, et kui ma luban postitada, siis ma postitan ka. aga kuidagi inimesed on nagu hästi toredad, hästi toetavad ja nagu nii hea on neid teemasid arutada kellegagi. et ongi, ma ei tea, miks mu postitused ei levi või mis pilt siia sobiks või mis nüüd algoritmiga toimub. et me tegelikult nüüd 19 jaanuar alustame järgmise lennuga ja ma teen tegelikult soodustusi hästi harva, ma peaaegu et ei tee kunagi soodustusi, ma ei mäleta, et ma oleks avalikult teinud väljakutsele soodushinda. aga kuna meil on siin veebimajutusega on hea koostöö ja mul on nii tore, hea meel siin seda webinari teha, et siis ma tegin ka sooduskoodi veebimajutus, mis annab siis 40 eurot soodustust kuni pühapäeva õhtuni. nii et sa võid minna vaadata üle, kas see väljakutse meeldib sulle või kas see tundub sulle äge. ja kui sa tahad osaleda, siis kirjuta sinna sooduskoodi reale siis veebimajutus. vot, aga nüüd
ma ei tea, kas me peame lõpetama täpselt 30 või võime natuke üle ka minna. me tegelikult peame lõpetama alles kell 12, et aa, okei. siis koriseb minul kõht ja võib-olla ka mõnel teisel, et praegu meil on aega ja pigem on hea, kui inimesed siis nüüd, nagu ma enne palusin, panevad kõik oma küsimused ilusti rauda ja tulistavad need siia vestlusaknasse välja, et ma hakkan nendest pihta, mis siin on vahepeal juba läbi käinud. Maris tõi välja, et nädalavahetusel toimus siis veebiülekandena Mindvalley Social Media Summit ja seal oli Vishen Lakhiani välja toonud ja rõhutanud, et neil läksid tulemused oluliselt paremaks, kui ta hakkas rohkem enda isiklikku profiili ja kuvandit arendama ja edaspidi suunaski rohkem ettevõtte teemade kajastamist läbi enda kui asutaja konto ja see tõi kasvu rohkem juurde. Kas see toimib ka Eestis ja ainult siin oma teenuseid pakkudes või pigem väga suurte ettevõtete korral? Kindlasti Eestis ka, et ma arvan, et see on nagu väga-väga tugev trend praegu turunduses, et eriti kuna ongi, on ju, noh, üha rohkem, üha suurem osa kogu sisust on tehisintellekti loodud, siis seda enam ma arvan, et me nagu tahame näha, kes on need inimesed, kes postitavad ja me tahamegi just seda persoonibrändide sisu näha ja me tahame teada, kes on need inimesed seal ettevõtte taga ja mida nemad mõtlevad ja mida nemad ütlevad, on ju. Et Eestis kindlasti, et noh, seda enam, et Eesti turg on hästi väike. Ma arvan, ja siin tasub ka ära kasutada sellist nagu suusõnalist turundust, et juba kui su tuttavad, su pere teab, mida sa teed, et võib-olla ongi, et nagu nemad ei vaja su teenust, aga kui nad kuulevad, et keegi kuskil vajab, siis nad kohe saavad sind soovitada. Et võib-olla selle võrra see on isegi võimsam efekt siin väiksel turul. jaa, Kätlin küsib, et kas on nippe, kuidas ettevõtte kontol erinevates linnades olevaid erineva sihtgrupi tooteid, toob välja majutuse, tuua niimoodi välja, et näidata paletti, millega ettevõte tegeleb, kuid liiga eklektiliseks ei läheks. Mhm. Tema ettepanek on, et ilmselt hea teha üks postitus erinevate toodete kohta ning hiljem saab üksiku sihtgrupi jaoks postitada, et sihtgrupi fookus säiliks. Ja samal ajal toob välja, et palju vist ei tasu postitada, kuid lisaks ka ettevõtte kirjelduses see läbi mõelda. Mis mõtteid see tekitab sinus? Ma tean, et ettevõtte lehel tegelikult, kui sa postitad, siis sul on võimalik sealt seada nagu filter. Eh, et näiteks noh, ongi, et meie sihtgrupp praegu selle postitusega on Eestis asuvad inimesed, ma ei tea, selles vanuses. Ja siis ta näitabki just nendele inimestele seda postitust ja seega tegelikult pidi nagu postituse levikut tõstma, et sa ütledki LinkedInile täpselt, kellele see mõeldud on, et see ei ole kõikidele jälgijatele, see ongi just Eesti jälgijatele. Aga ma ei mäleta, kas seal sai linnade kaupa ka sihtida, ma kardan, et mitte, et ta vist oli riikide kaupa. mm,. et jah, ma arvan, et mul on siin nagu keeruline sulle anda sellist väga konkreetset vastust. Et võib-olla tõesti siis hoida see LinkedIni sisu rohkem selline, mis sobib nagu kõikidele või sobib enamikele, et no ilmselt Tallinna inimesi on rohkem, on ju. Sa näed ka vist oma jälgijate nagu demograafiat, et mis linnadest on kõige rohkem jälgijaid. Ja võib-olla tõesti neid mingeid Võru või mingite väikeste linnade pakkumisi siis kuidagi näiteks teistmoodi sihtida. Anne küsib, et kui ta parasjagu karjääripööret teeb, et kas siis on näiteks võimalik seda ära kasutada ja alustada konto loomist just sellest pöördeprotsessist rääkides, kajastades seda? Ja see on väga äge ja ma arvan, et see on teema, mis võib ülipaljudele mõjuda inspireerivalt. Et ma arvan, et see, et niimoodi seda teekonda avalikult jagada, on väga äge mõte. sa võid mind ka lisada, ma tahaks ka jälgida seda. Ja siis Annel on veel üks lisaküsimus keeltega seoses, et kui ta suhtleb ja töötab kolmes erinevas keeles, et kas siis võiks vaheldumisi ka kolmes erinevas keeles postitusi teha, see on hea küsimus. Ma jääks ühe, maksimum kahe keele juurde.
et ma tean, et osad teevad nagu kahes erinevas keeles, et võib-olla muidu kirjutavad nagu inglise keeles, aga kui on mingid väga Eesti spetsiifilised teemad, et siis kirjutavad eesti keeles. Aga võib-olla kolm keelt on natuke liiga palju, et ta võib-olla läheb natuke kirjuks ja algoritm satub segadusse, aga inimesed satuvad ka segadusse. Ja LinkedInil on tegelikult päris hea tõlkefunktsioon, et kui sa postituse lõpus vaata, on see väike nupp, et see translation ja seda nagu kasutatakse päris palju, et mingid, mul on isegi näiteks eestikeelsed postitused läinud nagu välisturgudel väga hästi levima, sest et inimesed nagu päriselt kasutavad seda see translation nuppu. et ma valiks jah, võib-olla pigem ühe siukse põhikeele. ja võib-olla see üks põhikeel töötab eriti hästi, kui see on selline keel, mida on lihtne masintõlkida ka, on ju. Mhm. aga Kristin küsib, et ta on paaril korral saanud Facebooki gruppides esineda ja ilmselt on jutt siis otseülekannetest, eks ole. ja et ta on seal oma näoga välja tulnud ja tema küsimus on, et kas ka tema LinkedIni seinal võiks jagada siis Youtube'i postitusi, et kuidas sul Youtube'i materjali jagamisega kogemus on? ja no ta toimiks paremini niimoodi, kui sa saaks välja lõigata väiksed klipid ja siis jagada need videod otse LinkedIni üles laadida. et noh, see on vaata jälle vist kõikidel sotsiaalmeediaplatvormidel, et algoritm tahab hoida sind platvormil. ehk siis, kui on see lingiga postitus, siis seda ei näidata väga paljudele. et seetõttu nagu otse Youtube'i lingi jagamine võib-olla ei ole kõige parem mõte. Victoria küsib väga hea sellise küsimuse, mis ilmselt paljusid LinkedInis alustavaid inimesi või ettevõtjaid kõnetab või millega nad suhestuvad, et milline see postituse ülesehitus võiks olla, kui suuri või väikeseid postitusi on mõistlik teha ja kas on ka mõeldav postitustes huumorit kasutada? jaa. Huumor on üliäge, et see on täpselt see, et kusjuures ma eelmine aasta ühe koolituse jaoks vaatasin läbi maailma kõige suuremate tehnoloogiabrändide LinkedIni lehed ja ma avastasin, et enamik neist tegelikult postitavadki mingeid meeme, nalju, noh, huumorit. et just ma arvan, et see, kuna LinkedIn on nii selline kanal, kus kõik on hästi professionaalsed, hästi usaldusväärsed, hästi tõsised, siis see nali paistab silma ja kuidagi paneb inimest reageerima. ma arvan, et see on nagu nagu väga hea mõte. aga jah, pikkuse osas ma arvan, et noh, see on jälle hästi selline enda hääle ja enda stiili leidmine. et noh, loomulikult lühemaid postitusi võib-olla on lihtsam lugeda, võib-olla rohkemad inimesed loevad neid läbi lõpuni. Sellised lühikesed teravad postitused toimivad väga hästi, kui sa oled ka nagu stiililt see, et sa ütledki nagu lühidalt ja teravalt. aga samas, kui sa oled pigem see, et sa tahadki nagu pikalt ja põhjalikult kirjutada või nagu niimoodi nunnult ja pehmelt ja emotsionaalselt. et siis nagu jah, ma arvan, et tasub enda stiilile truuks jääda. ja siin läbivalt on mõned inimesed välja toonud, et nad ei ole seda QR-koodi lahti saanud teha ja oi, head inimesed on ka ilusti selle Google Drive'i lingi sinna otse välja toonud, et oleks võimalik see kätte saada. aga ei pea super. selles mõttes muretsema, et me saadame Morellega järelhüüe ei tohi kasutada, sest selle kontekst on natukene morbiidne, aga ühesõnaga järelvaatamise viitega siis koos saadan ka selle slaidide viite, et sellest ilma ei Mhm. jää keegi, kes on registreerinud tänasele seminarile. Victoria küsib veel, et kui on mitu erinevat valdkonda teenuse osutamiseks, et siis mis järjekorras või kuidas neid postitusi peaks jagama, et mulle tundub, et siin taaskord jällegi ilmselt on mõistlik ikkagi mingisuguse fookuse kasuks otsustada. ma arvan ka ja et noh, kui nad on seotud omavahel,
siis ilmselt on nagu rohkem varieerida erinevaid tooteid, teenuseid. aga kui nad on väga eri valdkondades, siis ma mõtleks läbi, et millise teenuse puhul sa näed LinkedInis kõige suuremat potentsiaali ja keskenduks siis just sellele. jah, või siis milline see suund või valdkond on see, mida on soov kõige rohkem kuidagi parasjagu kasvatada, eks ole, et siis ka vastavalt sellele saab seda fookust võtta, aga mida rohkem laialivalguvaks info läheb, ükskõik mis kanalis, olgem ausad, on ju, et siis seda Mhm. väiksem on tõenäosus, et sealt tekib mingisugust sellist püsivat sisu tarbijat, et kui sa ühel päeval räägid ühest asjast ja teisel päeval teisest asjast, siis see inimesel ei teki seda seost, mida sa tegelikult ju tahad persooni brändiga luua, et sul oleks mingisuguses konkreetses segmendis just see eksperdikuvand rohkem või vähem. jaa, täpselt. Kaja, Kaja toob välja sellise küsimuse, et kui ta tahab olla Eesti turul, aga minna ka mujale maailmas, kas siis oleks mõttekas teha ettevõtte leht inglisekeelne ja enda oma eestikeelne? Jah, miks mitte. Ma olen ka mõelnud seda, noh, et eks ma olen ka ju, mu taust on tegelikult rahvusvahelises turunduses. Et ma olen ka mõelnud seda, et ma võib-olla ehitan nagu Eestis enda brändi ja enda tooted üles ja noh, Eestis on võib-olla lihtsam turundada, lihtsam eristuda, lihtsam nagu leida need esimesed kliendid. Ja ühel hetkel siis, et kui juba mul on nagu tugev auditoorium ja ma tunnen et ma olen valmis, et siis ma saan ka lülituda inglise keele peale, sest no ilmselt enamik eestlasi nagu enam-vähem räägib inglise keelt ka või siis saavad ära tõlkida mm.. ehk siis jah, aga ma arvan ka see, et üks kanal on inglise, teine eesti keeles, et see on ka väga hea mõte. Anne küsib, et kas me saadame sinu selle kursuse info ka kirjaga, saadame muidugi, aga juba jõudis ka Krislin selle viite sinna talle vastuseks panna, nii et info liigub. nii tublid, aitäh teile. Hetkel rohkem küsimusi ei ole, on sul, Marelle, võib-olla endal veel mõni küsimus, mida publikust tahaks teada, et kiirelt saaks vastata või on sul mõni mõte, mida sa tahad siia otsa veel õhku jätta? Ega vist ei ole, et kui kellelgi tuleb veel mõni küsimus või mõni teema, mis jäi vastamata, et siis võib mulle kirjutada LinkedInis või mujal sotsmeedias. ja jah, ma siis loodan jääda või näha siis teie toredaid postitusi peagi LinkedInis. ja mina usun ka, et siin, kui me alustasime üks 200-pealise seltskonnaga ja nüüd on neid inimesi siin alles ligi 140, siis kuskile sinna vahemikku saab ka täna Marelle endale uusi jälgijaid LinkedInis juurde, et Super. kindlasti mingid inimesed juba suurel hulgal siin ka juba jälgivad sind, Marelle, ma ei kahtle selles, aga kes veel ei jälgi, siis nemad täna hakkavad jälgima, on ju? aga tänud kogu sellele publikule, kes meid siin täna on olnud Marellet kuulamas ja aitäh sulle, Marelle, et sa meiega selle uue aasta veebiseminaride nii-öelda hooaja siis avasid ja oma teadmisi ja kogemusi jagama tulid ja kohtume loodetavasti juba varsti jälle. ja aitäh teile ka, väga-väga tore oli teiega, nii palju sisukaid häid küsimusi oli ka, nii et aitäh kõigile. ja olen nõus, küsimused olid tõesti sisukad, neid oli palju ja näha oli, et inimesed olid sellesse teemasse valmis süvenema ja kindlasti tuleb siit meile ka LinkedIni Eesti turule siis nii-öelda uusi ägedaid särevaid inimesi, kes hakkavad head eeskuju ka teistele andma. aitäh teile selle koos veedetud aja eest ja ilusat päeva! tšau.